Pean varsti suguvõsa kokkutuleku jaoks keetma ühe suure portsjoni suppi. Riistvara inspekteerides avastasin, et kas te oskate öelda, mis on ühist sellel potil ja sellel autol? Chevrolet Corvette Stingray. Õige vastus on, et mõlemal on töömahtu umbes täpselt 6,2 liitrit. Selle poti sisust saavad rõõmu tundma üle 10 inimese. Seda autot siin naudib vaid üks. Täna olen see mina. Nii, aga enne kui sõitma läheme, paneme autole katuse peale, sest muidu ei ole lihtsalt mitte midagi kuulda. Katuse saab pagasiruumi hästi kergesti ära peita ning otse loomulikult saab selle siit hästi kergesti kätte. Nii lihtne see ongi. Nii, aga asume siis asja kallale. Käima käib nupust. Teeb just sellist häält. Võib arvata, et selline hääl tähendab ka röögatud kütusekulu. Tõepoolest, linnas on see just vastavalt sellele, kuidas jalaga gaasipedaali vajutate maanteel, aga ühtlasel sõidul lülitab ta pooled silindrid välja ning niimoodi alla 100 veidikene kulgedes sain keskmiseks kütusekuluks 7–8 liitrit 100 kilomeetri kohta. Tõsi, siin näidikupaneelil kuvatakse ainult täisarve, ehk see siis ilmselt tähendab seda, et päris väikeste numbritega ei arvestata, aga kui te peate sõitma ühest linnast teise, siis tegemist on ikkagi suhteliselt ökonoomse autoga, vähemalt sellise sõiduki kohta. Kiirendused on muidugi vapustavad. Paigalt 100-ni kiirendab auto 4,2 sekundiga. See tähendab seda, et linnas ilma eeskiiru rikkumata suurt sõita ei saa. Corvette Stingray pardale kuuluva elektroonika parimaks kirjeldamiseks räägime sellest, et 466 hobujõudu kantakse korrektselt maale. Auto säilitab seejuures täiesti juhi poolt valitud sõidutrajektoori ning kiirendus on suisa fantastiline. On siilidegi selge, et sellise auto jätmine autohuvilise kätte mitmeks päevaks on sama hea kui mõnele Ameerika teismelisele tuua Justin Bieber koju. Kui ma ei kardaks ennast täiesti lolliks teha, siis ma kiljuks vaimustusest juba 3. päeva järjest. Kogu välimus õhkab ehtameerikalikku musklit. Tegu on ju 7. Corvetti põlvkonnaga, mis tegelikult nüüd sel korral uuenes ülimalt põhjalikult. Toodi juurde hästi palju uusi tehnoloogiaid, uusi lahendusi, näiteks katus on süsinikkiust, mitmed teised detailid on süsinikkiust. Autokaal üritati saada võimalikult madalaks ning ongi jõutud ligi 1,5 tonnini, kusjuures kaalujaotus on 50-50 ehk siis ideaalne. Kõik tehti selleks, et kummutada seda Ameerika muskelauto otsesõiduprojekti imidžit. Kui me räägime disainist, siis väljast on auto kahtlemata kiiruse ja aerodünaamika triumf. Seest on jälle rõõm nentida, et ameeriklased on aru saanud, et disain peaks olema selline 5+, et selline ülimaskeetlikkus ei ole see, mida üks sellise hinnaklassi klient autot ostes tahab. Corvette on tõeliselt juhile orienteeritud auto, mõnusad, sügavad korvtoolid, rihm tõmbab sind siia nii korralikult kinni, et isegi järskudes kurvides ei ole karta, et sa siit ära libised. Roolitunnetus on täitsa super, ma ütleksin mõnus. Baasversiooni saaks kätte juba kuskil 65–70 000 euroga. Sinna tuleks muidugi veidikene juurde osta. See kõige vingem versioon maksab sutsu alla 100 000 euro, aga selle auto puhul ei olegi mõtet rääkida ei välimusest ega varustusest. Tegemist on puhas sõidurõõmu, fantastilist emotsiooni pakkuva autoga, kuhu te istute sisse ja te ei taha siit kunagi enam välja tulla. Tahate ainult gaasi anda, sõita ja veel kord sõita. On veel üks nüanss. Bussimagnet. Sellel seda pole. Siin on see vaieldamatult olemas. Aga näeme järgmisel nädalal.